Need on lapsevanemad. Aga meie ei ole. Meie proovime neid kõiki täna ära petta. Mähkarid alustab. Reas seisavad 5 lapsevanemat ja koos nendega 2 mähkarit, kes ei ole lapsevanemad. Mähkarite eesmärk on lapsevanemad ära petta, et ka neil on laps või lapsed ja vältida iga hinna eest välja hääletamist. Petised, kes püsivad oma poolfinaalides kõige kauem mängus, liiguvad edasi finaali, kus selgub tänane kõige osavam mähkija. Tere tulemast! Seisate kõrvuti teiste lapsevanematega, aga keegi teie seast on hoopis petis. Peate välja selgitama, kes. Iga voor kestab 2 minutit, mille jooksul saate küsida küsimusi. Seejärel hääletate kellegi välja. Esimene voor algab nüüd. Ma olen natukene närvis, mina olen Rasmus, ma olen 34. Ma küsiks kohe võib-olla enda kõrvalt number 1. Mitu last sul on ja kui palju sul on lapsi? 6. 6? Kui vanad nad on? 18, 14, 10, 6, 4 ja 2. Kas ma tundsin mingisugust kõhklust seal? Ei, pigem neid on nii palju, siis peab mõtlema natuke. Ma küsin number 2. Kui vanad lapsed umbes kõndima hakkavad? No minu laps tegi oma esimesed sammud natuke enne 1-aastaseks saamist. Kohe hakati maha tõmbama. Number 3. Kuidas arutad oma lapsega tulevikuplaane? Kui neid huvitab, siis istudki ja arutadki. Number 6, ma küsiks sult, kui mitu last ja kui vanad nad on? Minul on üks laps. Ta on 5-aastane, tema nimi on Hugo. Ta on hästi nõine poiss, käib mul lasteaias. Isa olen 28, tahtsin alati noor isa olla. Tal on ikka nii usaldusväärne hääl. Number 7. Mis huviringides laps käib või lapsed? Üks laps käib kunstiringis ja teine jalgpallis. Kas meil on veel keegi pole rääkinud? Number 4 vist ei ole rääkinud. Kui vanalt sul laps lõpetas lasteaia, kui on lõpetanud? Kes seda enam mäletab? Mis see tähendab? No 7. käis kooli. Number 2. Millal sul lapsel esimesed hambad tulid? Number 2. Ma ei kuulnud. Kas saaks uuesti küsida? Või sa mõtled vastuse üle või? Ei mõtle, ma ei kuulnud küsimust. Aeg. No nüüd, mulle tunne, et Robin andis ennast kohe alguses. Kohe esimese küsimusega. Ja kohe. Palun tehke valik, keda peate petiseks. Alustame hääletamist number 1. Pakuks number 2. Ma võin juba ruumi teha siia talle, kohe siia. Mulle nagu tundus, et number 1. Mängija number 3. Number 3. Mõtlen, sealpoolt noormees oli üle minu, siis on 4, 5 või 6 on 6, jah. Kohe võeti kõik maha. Pakun 1. Okei. Ma pakun 3. No, mina lähtun selle pealt, et number 1 kuidagi tuletas meelde, et võib-olla ei mäletan, kui vanad ta lapsed on. Ja ma pakun number 1. Number 4. Hääletasite välja mängija number 1. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Teistele infoks. Mähkar on jätkuvalt teie seas. Number 2, sul jäi küsimus vastamata minu meelest. Mis see küsimus oli? Millal sul lapsel hakkasid esimest korda hambad kasvama? Esimest korda. Aga 4. korral kuidagi. Võis olla kas äkki 7. kuu? Number 5. Millal laps käima hakkas? Üks laps hakkas käima 11-kuuselt, teine minu arust juba 10-kuuselt. Päris vara. Ma küsin number 4. Et mis koolis lapsed käisid? Tallinnas. See ei ole kooli nimi. No.
Laagna gümnaasium. Kas sa lihtsalt ütled seda sellepärast, et sa elad seal enam-vähem? No jah, elan ka seal lähedal. Mina ei ole küll Laagna gümnaasiumist kuulnud. Number 4, mitu last sul oli? 3. Vanused? No 46, 44, 2, mäletake enam, 2, üle 20. Number 6, kui palju kingitusi sa pidid sellel jõuludel tegema? Ma olen kahjuks oma last hellitanud ja kuna ta väiksena karjus väga palju, siis ma lihtsalt kuidagi pidin talle mingisuguseid asju alati ostma ja ta kuidagi harjus sellega ära, seega ma arvan, meil on kodus mingisugune kõik variandid Nerfi püssidest olemas. Kas see on üldse teema praegu või? On? Minu ajal oli Nerf tuli kuskil see. Seda küll, jah. See on lihtsalt, ma võin, see on uskumatu. Seega... Aeg. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Mängija number 2. Kelle hääletate välja? Mulle lihtsalt tundub, et number 4 ei ole lapsevanem. Number 3. Kelle hääletate välja? Number 4. Kas ta nüüd ära unustanud või noh? Mängija number 4. Number 7. Number 6. Number 4. Number 4. Oh my god. Hääletasite välja mängija number 4. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Minu meelest vastas kõik ausamalt üldse nendest kõikidest. Huvitavad, miks nad siis praegu maha võtsid? Ongi lihtsalt see väike kõhklus. Teistele infoks. Mähkar on jätkuvalt teie seas. Uus voor algab nüüd. Number 6, ma küsiks, mis su lapse nimi on? Hugo. Robin ikka alati esimesena. Yeah. Number 5 ma tegelikult tahtsin küsida, et miks sa minu vastu hääletasid? Mul on kuidagi siuke tunne lihtsalt, et ma ei tea, lapsevanemad ei räägi võib-olla päris niimoodi, et helitasid nii ära, et ma selles mõttes ju tahan lapsele head. Ei. Sorry, aga reaalselt mul ainuke asi, mis aitas, oli see, kui ta nägi mingisugust kingitusi. Andreil on kohe see, et nagu see väljamööldud elu, mida ta elab, ta kaitseb seda. Et kui ma ta elu selles mõttes natuke ära rikkusin, siis see on minu süü, aga... Number 7 ma küsiks. Mis on sinu lapse või laste huvitavad meelistegevused koduselt? Xbox, telefon, telekas, vahest harva ka raamatud. Ma ei tea praegu vist nagu väga kedagi, kes Xboxi veel mängib, et... Kui selles meil ka tütrel kodus on PlayStation juba. Number 6. Kas ta on su bioloogiline laps? Jaa. Number 3. Sa ütlesid vist, su laps on 16 või? Jah. Mis asju nad ka oma sellistes vanuses teevad või jälgivad? Keda nad jälgivad? Sotsiaalmeedia ilmselt teie peres on... Enamus on TikTok ja ma ütlen, et... Aeg. Ja Xbox on meil kodus olemas. Xbox sai tagasi. Rebatal. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Mängija number 2. Valiks number 5. Mina valiks number 7, ta kuidagi nii vaikne seal. Mängija number 5. Kelle hääletate välja? Number 6. Ta on juba tuttava häälega. Ma ütlesin kohe, kui ta ütles, et ta ei räägi nagu lapsevanem. Teadsin, et ta tundis ära kõrvalt. Mängija number 6. Ma arvan, et see on number 5. Mängija number 7. Number 5. Jäid. Täitsa lõpp. Vaata, kus jopa. Hääletasite välja mängija number 5. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Petis on jätkuvalt teie seas. Uus voor algab nüüd. Ma küsiks number 6. Kas laps huviringides kuskil ka käib? Ei, ta praegu ei käi, ta käib lasteaias. Siilik on rühma nimi. Käivad seal, mängivad. Number 6, kas sa osalesid ka naisel sünnitusel kaasas?
ja see oli väga tähtis minu jaoks. Ta võtab, ta hakkab minema. Nüüd läheb. Ma natuke piinlik sellest rääkida, aga keegi näe. ma olin see vend, kes minestas ära. Kaua sünnitus kestis? Kuskil 17 tundi. Väga-väga siuke valus oli ja... Sul endal oli valus, jah? Minul oli ka valus, jah. Kas naine võttis toetavaid preparaate ka mingisuguseid abivahendeid, mis aitaks kiirendada sünnitust? No kahjuks, kuna see nii pikalt kestis, siis kahjuks pidi võtma, jah. Milliseid? Kuidas sa teda toetasid? Kas sa hoidsid tal käest kinni või? No see oli üks nendest ja selles mõttes, et ma arvan see, et ma tema jaoks olemas olin, see oli põhiline asi. Aga noh, selles mõttes nagu ma käsi valutas umbes mingisugune nädal aega pärast seda, kui... Väga on the edge praegu, aga äkki veab välja. Milliseid preparaate? Ma küsisin muidu kiirelt vahele. Ma nii täpselt ei tea. Ega mina ei sünnitanud. No, teatud preparaatidel on lihtsalt vaja isa allkirja. Ma tean seda sõna. Morfiin. On või? Epiduraal. Mingi epi asi. Epidolaal, mingi selline asi. Kuidas seda manustati talle? Seda võt ei tea, no. Aga ma arvan, et... Sind ei olnud seal kohal või? See süstiti ikka nagu, ikka tagumikuna. Niimoodi võeti pihtide vahele. Aeg. Robinile räigelt joppas praegu. Ei, ma arvan, et nad teevad tal Robinile järgmisena kambaka. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Mehena võib-olla siin jäänud see tegelikult number 6 nagu tundus minu jaoks täiesti usutav. Ei, ta teeb endale kaevab enda lauta, ta oleks võinud kohe. Anna mullegi seda läbi. Ma lihtsalt number 7 tundub natukene mitte usutav minu jaoks, ehk siis 7. Mängija number 3. Number 6, nii nagu esimest korda, sest epidulaari puhul on vaja ikkagi isa allkirja nõusolekut, sest seal on väga palju tüsistusi ja seda kindlasti ei panda tagu otsa. No kuidagi oli praegu väga alusetu ründamine minu osas. Aga ma tahaks, ma hääletaks välja number 7. Vastan samaga, ma hääletan välja number 6. Ära isiklikult võtta. Mängijad number 6 ja number 7 said võrdselt hääli. Saate mõlemad hetke, et teisi veenda. Number 6, alusta. No, nagu ma ütlesin, siin tuli kuidagi selline järsk ründamine. Mäng. Ma saan aru, et see on mäng, aga nüüd on natuke kahju, et mul 5-aastane laps ja ma kuidagi tuleb ja ütleb, issi, miks sa koju jõudsid ja... Miks sa koju jõudsid? Igal juhul ma olen lapsevanem. Number 7. Ma ei räägi nii palju. Jah, tõesti sellepärast, et lapse detaile ja asju ma nii palju alati avaldada ei taha. Number 6. Ja... Hääletame number 7 välja. Olen ausalt lapsevanem. On 2 last, nad on väga toredad. Kas ta pakkus talle raha praegu? Käivad koolis, õpivad. Toimub uus hääletus. Number 2. Kes ei ole lapsevanem? Ma jääks ikkagi oma algse vastuse juurde. Pigem ikkagi jah, number 7. Number 3 ja number 6 juurde. Mängust lahkuvad mõlemad. Number 6 ja number 7. Kaheksisi turniir. Aga tegelikult on asi selline, et mina olen ka üks valetaja, nii et võid ära võtta silmaklapid. Ma sain aru, et sa oled valetaja, sest sind on kuulda siit. Sulle kõrvas asistatakse, et kas see tuleb sealt kuskilt eemalt, ma ei süvenenud sellesse, ma mõtlesin oma küsimusi välja. Võtsime natukenegi ära või? Ei. Ei või? Sellepärast, et isegi siilikeses 5-aastastel on ikkagi mingid tilulilud.
ei number 3 on Legend. Ta on täielik legend, lemmik. Ja Pepus ei pande punaari. Hakkasid puurima mind mingisuguse asjaga. See on järgmiseks teadmiseks sulle, et siis issi allkirja ma enne mida kindlasti mitte. Aitäh teile. Valetamiseks uhtnööra. Kui sa ole Unibetiga liitud, siis nüüd on õige aeg seda teha, sest meil on teile super pakkumine. Descriptionis on link, mille kaudu saad endale Unibeti konto teha, sest Unibet paneb sulle 200% raha juurde. Näiteks teed 25 eurose sissemakse ja saad mängida 75 euro eest. Kõikide vahel, kes on konto teinud ja sissemakse teinud, loosib Unibet 500 eurot boonusraha. Aga mängige vastutustundlikult ja meie jätkame oma showga. Esimese poolfinaali võitsin mina ja seega võistlen finaalis. Kohe saab selgeks, on see Kristel või on see Franz, kes minuga seal ühineb. Esimene voor algab nüüd. Mängija number 1. Mitu last sul on? Mul on 2 last. Number 6. Kui vanad on su lapsed? Minul on 1 laps. Tema sai augustis 3. Mängija number 3. Mitu last sul on? 2. Kui vanad nad on? 5 ja 6 ja 8. Nii vastus. 5 ja 6 ja 8. Mängija number 2. Mis trennis sinu lapsed käivad? Käib jalgpallis. Mängija number 2. Kui vana ta on? 6. Saab kohe märtsis 7. Number 7. Kui mitu last sul on? 4. Mängija number 5. Mitu last sul on? Mul on 2 last. Mis nende lemmikmängud koos on? Mul suurem laps ei tahagi väiksemaga mängida. Nii et neil ei olegi lemmikmängu. Franz ja Kristel mingi mängust mõnusalt välja jäänud. Mängija number 4. Mitu last sul on? 3. Aeg. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Alustame hääletamist number 1. Number 7. 3. 7. Äkki 7 lambist. Sorry, number 3. Number 2. Franz. 7 on kõige. Number 7. 3. Nüüd on viigis. Mängijad number 3 ja number 7 said võrdselt hääli. Saate mõlemad hetke teisi veenda. Number 3, alusta. Ma olen täitsa adekvaatne lapsevanem 2 lapsele. Me võtsime just reedel merisead, kes väga meeldivad minu lastele. Tea, muidu nagu vahva pere. Number 7. Ma ei tea, et mul nagu on 4 last, aga ma olen väga meelitatud. Et nii arvati. Ma ei oska mitte midagi öelda. Toimub uus hääletus. Alustame hääletust mängijast number 1. Number 3. Ma muudan häält, ütlen 7. Ma jään oma arvamuse juurde number 3. 3. Mängija number 6. Kelle hääletate välja? Number 3. Hääletasite välja mängija number 3. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Teistele infoks. Mähkar on jätkuvalt teie seas. Sorry. Uus voor algab nüüd. Number 4. Kus teie laps sündis? Või lapsed? Mu esimene laps sündis Eestis, teine laps sündis Soomes ja 3. sündis Saksamaal. Väga õige. Seda ei anna nagu väga välja ka mööda või annab, tegelikult annab. Kõik annab. Number 7. Millega sinu lapsed tegelevad? 1 laps on ise ema juba, tegeleb oma lapsega. 2 käivad koolis. Ja 3. meisterdab, ta käib lasteaias ja ta meisterdab hästi palju. Ma ei mäleta, kas mängija number 6 ütles ka, mitu last teil on? 1. Poiss või tüdruk? Poiss. Kui vana? 3. sai 3. Millises lasteaias ta käib? Tema käib kesklinnas Rõõmutarekises.
sõimis ära. Mis värvide silmad on? Sinised. Kui palju ta kaalub? Issa, ma pole ammu teda kaalunud niimoodi, et ka puusa peal on juba raske hoida. Kümpa võiks olla 3, ei või? Number 2, mis värvi on su lapse silmad? Pruunid. Mis kell ta sündis? 4 öösel, 4:32. Ja mis on ta nimi? Mu nimi on Oliver. Aeg. Äkki Fransul ongi kuskil laps Oliver, vaata. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Number 6. Number 4. 6. 4. 4. 4. Läks järgi. Hääletasite välja mängija number 4. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Petis on jätkuvalt teie seas. Uus voor algab nüüd. Number 6. Millega sul lapsele meeldib tegeleda? 3-aastane. Temale meeldib muusikat kuulata. Meil on kodus vinüülmängija, siis ta võib ikka pikka aega seal õõtsuda. Straight cap lihtsalt, niimoodi käpib. Number 5, mitu last sul oli? 2. Millal nad kõndima hakkasid? 1 ei kõnni veel. Esimene hakkas siis, kui ta oli 1,5 aastat. Number 2. Kas sa olid sünnitusel juures ka? Jaa, olin ikka. Ei lähe seda sama takut kasutama. Number 2. Kui kaua sünnitus kestis? Kell küsid mult? Jah. Peaaegu 2 tundi. Aeg. 2 tundi. 2 tundi? 2 tundi. Lups ja ainas. Palun tehke valik, keda peate petiseks. Number 5. Number 5. Number 7. Number 5. 2. Hääletasite välja mängija number 5. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Valgeks läks. Teistele infoks. Petis on jätkuvalt teie seas. Uus voor algab nüüd. Number 6. Mis on su laste parimate sõprade nimed? Temal on 2 parimat sõpra lasteaias. Üks on Toomas ja teine on Aveli. 1 laps oli sul number 6? Jah. Kui pikk ta on? Tema on meeter natukene peale. Number 2, kui pikk su laps on? 1,36 sai. See on ta lemmiksöök? No meil on sellega praegu raskusi, et tal on endiselt makaronid hakklihaga. Number 7. Kas sinu lapsed on väga sotsiaalsed? On nendel palju sõpru? Jaa, suhtlus on rohkem nagu telefoni teel. Kui vanalt number 7 sai esimene laps endale telefoni? Äkki ta oli siis 10. Aeg. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Number 6. 7. Mängija number 6. 7. 6. Mängijad number 6 ja number 7 said võrdselt hääli. Saate mõlemad hetke teisi veenda. Number 6, alusta. No minu väike Paulu ütleks küll, et ma olen tema emme. Et ma arvan, et kui tema seda usub, siis äkki ikka olen. Sinu story. Issi ei tule kuivad. No, ma ei tea, ma olen nii ema kui vanaema, et ma ei tea. Toimub uus hääletus. Number 1, kes ei ole lapsevanem? Number 6. Number 2. Peab ütlema. 6. Aga teed endale võimaluse ka. Hääletasite välja mängija number 6. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Teistele infoks. Petis on jätkuvalt teie seas. See laps ei usugi enam, et sa oled emme. Uus voor algab nüüd.
number 2, mis su lapse nimi on? Oliver. Oliver. Mis ta jalanumber on? Tema jalanumber on praegu 36. Ei, nüüd nad tõmbavad ta välja ka. Ja muidugi tõmbavad. Raske seal seista. Räme raske. Number 7, mis su laste nimed olid? Airika, Nikita, Arnessa, Tanika. Oi, perre, siin on liiga konkreetsed nimed. Need on ikka väga konkreetsed nimed. Näost. Number 7, mille järgi sa oma esmalapse nime panid? Kui mina olin väike, siis hoidis mind üks tüdruk, kelle nimi oli Airika. Et kes, need vanemad õed ja vennad ei viitsinud minuga olla, siis tema oli tavaliselt minuga ja kuidagi selle järgi sai. Number 1. Mis te võtsite sünnitusele kaasa? Terve suur haiglakott oli pakitud. Hommikumantel, sussid, telefon, laadija. Aeg. Ei oska mitte nii küsida. Väga raske. Ja, sa ei taha küsida. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Alustame hääletamist number 1. Number 7. Number 7. Oh my god, ta fucking carries ära selle. Mängija number 7. 1. Hääletasite välja mängija number 7. Palun eemalda silmaklapid. Vau, kui valge. Kus poole mida peab? Number 1 ja number 2. Palun ka teil eemaldada silmaklapid. Mäng on lõppenud. Oh jumal, ossa jutt. Joppas. Sa olidki jube kahtlane lõpuks mu jaoks. Aga mis tundus kahtlane? Ma ei tea see, et sa meesterahvas olid. See tundus juba. See oli sus. Väga sas. Ega see meesterahvad ei olegi lapsevanemad enamasti. Aga sul oli ilmselt väga hästi läbi mõeldud, mis sa vastad. Ei no jalanumbrid ja pikkused, need olid küll täiesti... Vot see oligi see, et jalanumber 36. 36? Aga siis ma unustasin selle ära juba. Kui pidi välja hääletama, siis mul läks see meelest ära. Elisa Huubis on nähtaval meie mõlemad reisisaated. Sevakini Valting versus Ladina-Ameerika ja ka Ameerika. Elisa Huubis on ka väga palju originaalsarju, nagu näiteks Reetur, Papsid ja näiteks ka Armukelm. Samuti on seal väga palju välismaist sisu, mida kõike sa saad vaadata reklaamivabalt. Mine lihtsalt www.elisahub.ee. Niisiis, teisest poolfinaalist liigub Franz finaali Robini kõrvale. Parim mähkija võitku. Tere tulemast! Seisate kõrvuti teiste lapsevanematega, aga keegi teie seast on hoopis petis. Peate välja selgitama, kes. Kas Robin võtab vedu jälle või? Kas õppis? Ma arvan, ta on vaitnud. Esimene voor algab nüüd. No, kas ta hakkab Essana rääkima? Teete peal, number 6. Ma võin algust teha siis. Number 6. Mitu last sul on? 1. Number 5. Mis aastal sündis su esimene laps? 2013. Number 3. Kui vanad lapsed sinul on? 22, 15 ja 7. Mis nende nimed on? Nimed? Jah. Vist. 3 on GG. 3 on kõik. Number 2. Palju sul laste vahe on vanusega? Minul on tegelikult 1 laps. Ta on 9-aastane. Number 1. Kui mitu last sinul on? Mul on 2 last. Mis aastatel nad sündisid? 19 ja 18. Number 6. Millal on kooli vaheaeg? Mul lapsed alles, laps läheb alles kooli. Number 7. Mitu last sul on? 1. Mis ta nimi on? Gregor. Mis aastal ta sündis? 2024. Kui vana ta siis on? 11-kuune kohe. 2 praadima räigelt. No nii. Kus sünnitusmajas ta sündis? See on saladus. Kui palju ta kaalus? 3,64. Kui täpselt. Number 4. Ja. Mitu last sul on? 2 last. Aeg. No
tea, ma arvan, et number 3. Essa oli ka päris vait, vaata, et ma paks Essa välja lihtsalt. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Ma pakun number 2. Ma arvan, ta tundis ära. Vaata, muigab. Ja muigab, jah. Number 7. Ma pakun ka 7. Number 2. Number 3. Oh my god, päästis ära. Ta peab 7 ütlema. 7. Aga see tuleb. Ta ütleb 2. Mängija number 7. Number 3. Ei, mis Hääletasite välja mängija number 7. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Teistele infoks. Mähkar on jätkuvalt teie seas. Vedas, vaata, ta teab, et tal vedas. Uus voor algab nüüd. Number 1 ütles, et sul on 2 last. Jah. Millega nad tegelevad? Lasteas käivad. Nii väiksed, jah? No muidugi. Huvitav, kas number 1 või proovin ära? Ma arvan, ta tundis ära. Number 2, millega sinu laps tegeleb? Minu laps on 9-aastane. Ta käib tantsimas, ta käib laulmas ja ta käib ka tennises. Tubli. Number 6, mitu last sul oli? 1. Kas sa elad oma elukaaslasega koos, lapse emaga? Mis te lapsega vabal ajal teete? Aerobineku suruvad on aeg. Meil on jaotatud siis ära. Mina saan nädalavahetused, siis me oleme nädalavahetustel enamasti koos ja kuna mulle, kui ma olin väike, meeldisid väga legod, siis ma üritan seda kuidagi peale panna ja talle ka meeldivad. Missugused Lego seeriate nimed on, mida sa tead? See Politseiakadeemia seeria on, siis on olemas need Ninjagod. Aeg. Literally ei saanud hingata praegu. Palun tehke valik, keda peate petiseks. Mängija number 1. Number 3. Vahetas. Mulle tundus number 3. Esimene. Ei, hakkavad 11 vastu mängima nüüd. Esimene. Oh my god, GG's. Esimene. Hääletasite välja mängija number 1. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Teistele infoks. Mähkar on jätkuvalt teie seas. Uus voor algab nüüd. Number 2. Sul oli 1 laps, jah? Jah. Kui pikk ta oli sündides? 9 aastat tagasi. Kui ma õigesti mäletan, 58 äkki, 59 sentimeetrit. Oho. Ta rääkis sisse ennast. Kurat, see on nii päris... See on okeine, see on pirakas. Palju ta kaalus? Ta oli kuskil 3,4, 3,6. Äkki midagi sellest, see oli 9 aastat tagasi, ma täpselt ei mäletanud. Mitmendas klassis ta täna käib? Täna käib ta 2. klassis. Kus tantsurühmas ta käib, mida ta tantsib? Hakatakse grillima. Kuna me elame Hiiumaal, siis seal on selline trupp või grupp Tibi-Tiina. Frans on nii õnnelik, vaata teda. Aga selle poolega rohkem tegeleb tegelikult abikaasa. Number 3, kus teie elate? Tallinnas. Mis haiglas nemad sündisid? Kuskil Tartu Ülikooli kliinikus kuskil, ma ei mäleta täpsemalt. Aeg. Robin läheb. Tal on keegi... 58. See 58 oli liiga lappas. Palun tehke oma valik, keda peate mähkariks. Mängija number 2. Mulle tundub number 3. Number 5. Oh my god! Mina tahaks öelda number 2. Number 2. Okei. Mulle tundub number 3. Mängijad number 2 ja number 3 said võrdselt hääli. Saate mõlemad hetke, et teisi veenda. Number 2. Alusta. Ma olen olnud oma abikaasaga siis 15 aastat suhtes
ma olen 34-aastane ja hetkel ootab minu abikaasa ka teist last. Kas nii? Ta nüüd räägib liiga palju juba endast. Number 3. Tegelikult ma olen väga rikas ema, sest mul on tegelikult 5 last kokku koos minu abikaasaga. Ei oska midagi veel öelda. Toimub uus hääletus. Number 4. Kes ei ole lapsevanem? Ikka number 2. Number 5. Number 2. No kõik ju. Mängija number 6. Praegu tundub küll vist, et number 2. Hääletasite välja mängija number 2. Palun eemalda silmaklapid ja lahku mängust. Mis tal teha? Ta ei saa. Teistele infoks. Petis on jätkuvalt teie seas. Uus voor algab nüüd. Number 3, kus sul on ka lapselapsi. Oi, õnneks ei ole. GG's. Vaata mingi endast rääkima. Ma mõtlesin, et ma sellega võidan usaldust, et ma räägin natuke iseendast, räägin tuleviku plaanidest. Number 6. Kas sinu laps on rohkem ema laps või issi laps? No, kuna ta kasvab meie mõlema juures eraldi, siis praegu, kuna ta minu juures vähem, ta on ema juures 5 päeva, siis natukene hakkab mulle tundub, et ta on rohkem ema laps ikkagi. Number 5. Sinu lapsed sündisid Tartus, ja? Jaa. Mis teie palatis oli? Poodi. Mis teil palatis oli? Mis sul palatis oli? Tool, laud. Aeg. Palun tehke valik, keda peate petiseks. Mängija number 3. Number 6. Mängija number 4. Number 6. Mängija number 5. Number 6. Ai, keegi. Hääletasite välja mängija number 6. Palun eemalda silmaklapid. Ja palun ka kõikidel teistel mängijatel eemaldada silmaklapid. Mäng on lõppenud. Mu kõrval on mingi staar. Tublid. Sa jutt. Ma ütlen, see on ikka väga keeruline. Ikka siin on staažikad emad on kõrval. See Lego lugu oli nagu sa oled ise valinud seda nagu hobbiks ja siis nii palju sellest. Mu järgmine küsimus oleks, kui vana sa ise oled. Ja. Sa tead neid legosid sellest, et sa nüüd ise paned neid. Teeme. Aitäh. Selgus, et kõige parem fake lapsevanem on see mees. Yeah! Ma olin teine. Mul tuli välja ka, et ma ikkagi ütlesin 6-aastase lapse kohta 36 jalanumber, on mingi 10 jalanumbrit suurem kui tavaliselt. Robin ütles, et tema laps sündis 60 senti oli ta, vaata, mingi siuke, vaata. Nad hakkasid naerma selle peale. Sa ei saanud arugi. Ühesõnaga, aitäh teile, sõbrad, tulite. Mis teil ees tulemas on? Mis ei oleks tulemas, kõike saab, tulge, tegelikult sügisel saab alles muusikali tulla jälle vaatama, tulge Kinki Bootsi vaatama, kutsume rahvasteatrisse. Minge vaadaks seda. Mis sul, Frans? Sul ka või? Mul on Elisa Hoobis Alo 4 hooaeg. Alo's back, all right. Bum, bum, bum. Praktikandid või? Kitsching. Ju, mille vaja meestest lahti saada? Stopp. See va sisse. Ühesõnaga, meie lõpetame ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau!